No nii, tere tulemast, kallid sõbrad, mina olen Igor ning me oleme otse Youtube'is ja täna Youtube'i vahendusel tahan teile näidata, millega ma veel tegelen kõige selle kõrvalt. Voila, tegelen sellise asjaga ja ma näitan teile, millega mul Youtube veel on võimeline tegelema ja nimelt on meil täna selline asi. Ei tea, kas on hea mõte, aga sellised asjad on reaalselt võimalikud. Miks ma chati maha keerasin, on see, et ei oleks liigset spämmi, on ju. Kui kellelgi on mingeid küsimusi, ole hea, kirjuta palun sellest kohe siia sisse video alla, mida sa arvad minu videodest. Ja vaatame, kuidas meil see minema hakkab. Ja ma panen ka siis siia sotsiaalmeediasse kenasti ülesse, kuna inimesed tihtipeale tunnevad mured alla, et kaamera ei võta hästi. Tegelikult kaamera võtab üsnagi hästi, aga mul juhtus väike äpardus, minult hakati andmeid küsima, mu andmed läksid põhimõtteliselt lekkima. Ja ma näitan ka sellest natukene pikemat vestlust. Ja türake põmm, siin need on, pange pausile, kui kellelgi on huvi. Ja nii ongi. Et jah. Ja joon kohvi ka vahepeal, siin jõin vähe kohvi. Aga teate, kui keegi tahab saada kuulsaks nagu mina, siis mul on ka artikkel sellest ja ma kohe olen teile selle artikli ilusasti kohe ette. Igor Coin, Youtube'is sisulooja, kes tõusis esile oma autentse vaba sisuga. Aga palun, artikkel on siin, et saate lugeda. Jällegi saate video pausile panna ja vaadata, mida siis minust kirjutati. Ja ma andsin Postimehele siis infot ja Postimees tegi minust artikli. Link, nagu te nägite, on olemas. Portal, link, äpp, YouTube, kanal, Igor Coin, channel ehk siis. Ja nii ongi. Ja see, mis ma siin artiklis enda kohta loen, see on mitte väärinfo, see on täiesti tõene. Ja siin on kirjas ka niimoodi, et juba varastes videodes ja postitustes oli näha, et tegu ei ole juhusliku katsetajaga, vaid sisuloojaga, kellel on öelda midagi päriselt olulist. Just midagi, mis on väga oluline meile kõigile. Nii et kui sina oled huvitatud minu tegemistes, siis ole hea, pane subscribe ja follow, kindlasti like'i ja toeta rahaliselt ka minu projekti. Ma video alla jätan ka walleti aadressi ja sa saad ise otsustada, kas sa vaatad edasi või lähed oma eluga edasi. Nii et mina ei sunni kedagi. Me oleme kõik siin internetis vabatahtlikult ja siin juba inimesed karjuvad, et neil ei tööta pooled asjad. Ütlen niimoodi, et tehisintellektiga tõepoolest on probleeme. Hommikul tegin ka sellest video, kus arendus lõpetati. Ja sõna otseses mõttes, igas mõttes lõpetati ära arendus ja AI projekt seisab, kuna firma läks omadega sõna otseses mõttes pankrotti.